Tere tulemast Ringvaatesse, Liivi. Hingesillad on see asi, mis on teil südame peal ja mille teenistus nüüd varsti aset leiab. Mis see hingesillad on? Just. Hingesillad on mälestusteenistus ja mälestusteenistusel me mälestame kõiki meie hulgast liiga vara lahkunud lapsi. Sõltumata siis sellest, millal laps on surnud, miks ta on surnud või kui vana ta on. 16. veebruaril nüüd siis sel korral. Just. See teenistus toimub 4. aastat ja ta toimub alati veebruaris, kuna 15. veebruar on rahvusvaheline vähihaigete laste päev. Alguse sai ta aastal 2016. Meie ise kaotasime oma väikese poja vähile ja alguses oli ta mõeldud ainult vähi tõttu meie hulgast lahkunud lastele. Aga kuna lapsi on päris palju meie hulgas tegelikult, kes on läinud liiga vara, põhjuseid me alati me teame, aga me ei suuda neid eraldada, neid vanemaid ja oleme pannud kokku sinna mälestusteenistusele siis kõik lapsed. Ja ta toimubki veebruaris. No kõrvalt vaatajana, kuulajana mõelda, et ühele kogunemisele, teenistusele tulevad kokku kõik minu jaoks küll väga traagilise saatusega lapse vanemad ja nende laste lähedased inimesed. See on emotsionaalselt ikkagi väga jalust niitav, ma kujutan ette. Kuidas te hakkama saate selliste asjadega? Ega mul on praegu ka pisar silmas. See on väga raske ja ta on emotsionaalselt ühelt poolt lõhkuv, teiselt poolt on ta väga palju andev, sellepärast, et me näeme, et nendel vanematel on vaja seda teenistust. Ja kui perekond kaotab lapse, siis väga tihti jäädakse väga üksinda. Ühelt poolt on lein väga isiklik asi ja seda ei pea rahva ees kuulutama alati, aga sellest peab rääkima. Kas sa räägid sõpradega või sa räägid saatusekaaslastega, seal on väga suur vahe. Et sõbrad võib-olla ei pruugi sinust aru saada, aga kui me oleme olevistes ja me näeme seal, et meil on kirik peaaegu rahvast täis ja need inimesed on kõik sellised, kes mõistavad sind, siis sa julged seal nutta, sa julged seal olla täpselt nii, nagu sa oled, sest sa tead, et see inimene, kes on kirikupingis sinu kõrval, ta saab sinu murest aru ja ta on midagi sarnast läbi teinud. No te nende aastatega räägite ikkagi väga vabalt ja lahtiselt sellest oma tragöödiast ka. Kui palju see on eneseületust nõudev, et seda siinsamas teleotse-eetris teha näiteks? See on väga palju eneseületust nõudev, sellepärast, et oma lapse surm on hästi isiklik asi ühelt poolt. Teiselt poolt ma näen seda, et mida rohkem ma seda jagan, seda rohkem see aitab teisi inimesi. Et tavaliselt me ei räägi sellest, aga ka siis, kui ma olen kuskil väiksesemas seltskonnas ja räägitakse lastest, siis väga keeruline küsimus on tundmatute inimestega vesteldes on see, et mitu last sul on. Väga lihtne küsimus, kui su lapsed on kõik elus. Pole mingit probleemi, inimesed räägivad, aga kui üks või mitu last on läinud, siis see küsimus niidab jalust. Sellele tuleb õppida vastama. Mis see teie vastus on? Minu vastus on alati see, et mul on 3 last. 2 last on täna minuga, aga 1 on meist läinud juba ette. Kas teile meeldib või võib-olla vale küsida, aga kui inimesed tahavad teiega tulla rääkima sellest teie tragöödiast, kas te pigem olete valmis suhtlema igal hetkel, et ja oma lugu jälle jutustama ja mis juhtus ja mis arstid ütlesid ja kuidas diagnoos läks ja mis me siis tegime ja või te pigem tahaks ühel hetkel nagu distantseeruda ja minna nagu eluga pikemate sammudega edasi? Eks ta on nii ja naa selles mõttes, et elu läheb edasi ikkagi. Aga see, kui me räägime oma surnud lastest, siis tegelikult me mäletame neid ja me mälestame neid. Ja seda on igal lapsevanemal vaja. Et vahetevahel on olukorrad, kui me räägime teiste vanematega, et sõbrad ei julge tulla rääkima. Aga meie lapsest mälestused on need ainukesed asjad, mis meil on jäänud. Me ei räägi sellest iga päev, et seda ei maksa karta ja iga inimesega igas olukorras, aga teatud juhtudel see valu vajab välja tulemist. Ja see hingesildade teenistus ja tegevused, mis me tegelikult teeme ka hingesildade väliselt, teenistuse väliselt, need näitavad, et inimestel on tohutult vaja seda rääkimist just. No nüüd on 4. kord leiab see kõik aset, kui te alustasite, kui palju teid siis pundis koos oli ja kuidas see nüüd kasvanud on? Kui me alustasime, oli aasta 2016 ja siis oli teenistus pühendatud ainult vähi tõttu meie hulgast läinud lastele. Ma arvan, et Oleviste kirikus oli toona umbes 250 inimest. Me lugesime ette laste nimed ja täna on
neid vanemaid rohkem, kes on meist teadlikud, sellepärast et ükskõik, kuidas me ei ürita, mis meediakanalites levitada infot, on ikka inimesi, kes ütlevad, et aga kus te olete olnud? Ma olen nii oodanud sellist teenistust, ma olen nii oodanud seda, et ma saan oma last oma samasuguse saatusekaaslastega koos mälestada. No seal on see hirm võib-olla ka mõnedel vanematel, kes on sellises olukorras, et kui ma sinna ka tulen, et äkki ma pean oma lugu rääkima, aga ma ei ole selleks valmis või äkki ma pean oma lapse nime ütlema, aga ma ei taha, ma võib-olla istuks seal tagumises pingis, oleks täitsa oma ette. Selles mõttes, et inimene saab teenistusele tulla ja olla seal täpselt nii, nagu talle sobib. Et oma lugu ei pea rääkima. Need vanemad, kes soovivad oma lapse nimelist mälestamist, nad saavad meiega ühendust võtta. Kodulehel on info olemas. Me loeme ette ainult lapse ees- ja perekonnanime, et vanem ei pea seda ise tegema, sest me teame, et see ei ole võimalik. Ja ka need, kes soovivad sinna tulla ja olla seal vaikides, mitte kellegiga suhelda. Kirikus on päris palju pinki ja seal saab olla ka tagapingis. Meil on hämar valgus, ei pildistata, ei filmita. Et täpselt see olukord, mis kellelegi sobib, täpselt nii võib ta kirikusse tulla. Suur tänu täna tulemast Ringvaatesse ja laupäeval 16. veebruaril kell 16 siis Oleviste kirikus see teenistus toimub. Aga nüüd räägib meile oma loo Triin. Kui tihti sa mõtled sellele? Ma ütleks selle kohta, et ta on mul nagu kivina, mõni hetk nagu kõva kivina, mõni hetk kallis kivina nagu kogu aeg nagu minuga kaasas, et ta ei unune. Nii nagu ma arvan, emal ei unune elav laps, ei unune ka surnud laps. Aga nüüd, kui on möödas 2 aastat ja 8 kuud peaaegu, siis ma mõtlen pigem sellele täpselt, mis juhtus nendel minu jaoks tähenduslikel kuupäevadel. Et 15. mai, ehk siis 15. 20, kui oli matusepäev, nagu sünnikuupäev on 13. Et noh, nendel päevadel sa mõtled nagu sutsu rohkem. Pühad, emadepäev, isadepäev. Et ta on mõttes ikka meiega. Ma tunnistan, et võib-olla nüüd, selle aasta jaanuaris, kui Paul oleks 7 saanud, ma avastasin, et ma olen nüüd jõudnud olukorda, kus ma suudan vaadata pilte nii, et ma ei saa kurjaks, sest et esimestel kuudel, päevadel oli iga pildi või eriti videoklipi vaatamine nagu hästi valus. Ta meenutas nagu hästi tugevalt seda, mida sul enam ei ole. Et nüüd ma olen jõudnud nagu sellesse aega, kus ma vaatan neid ja ma olen tänulik, et ta oli. Mis täpselt juhtus? Ajakirjandusest on lugeda olnud küll, et garaaži uks kukkus Paulile peale. See on see hetk, mida ma olen endale emana nagu 1000 kordi nagu ette heitnud, et ma oleks pidanud olema sellel hetkel seal. Aga Paul oli 4 aastat, 4 kuud selleks ajaks juba ja meie vanem poeg Hans oli varsti 7, et see oli ilus pühapäevane päev ja mina olin üldsegi Viljandis. Ma olin oma kursusõdedega, tähistasime seal ühe kursuse koosellumist ja hakkisin melonit. Kui mulle helistas võõras number, võtsin vastu ja ütlesin, et Triin kuulab, tulge ruttu. Kelle te helistate? Lapsega juhtus õnnetus. Kelle te helistate? Triinule. Kes te olete? Ma olen naabrinaine, aga kuna me elasime seal majas ajutiselt, me olime üürilised, siis ma ei tundnud sealt majast mitte kedagi. Et mul abikaasa ja laste isa too päev tuli lastega koju ja sisenes kortermajja keldriuksest, mis oli nagu igati okei ja lubatud tegevus. Meil igal pool olid sildid, et sulge ukse enda järel. Ta sulges ukse ja täpselt samal hetkel, kui uks sulguma hakkas, Paul jooksis ukse alt läbi ja uks kukkus kogu oma 123,6 kiloga täiskiirusel talle rinnakule. Et siis me katkestasime korra kõne ära, sest et seal kiirabi toimetas. Mäletan sõnu, et teda elustatakse ja mäletan seda nagu hetke, kuidas peast käis nagu nii palju erinevaid stsenaariumeid läbi, et ta jääb ellu, ma jõuan linna, me läheme haiglasse, kõik on nagu okei. Ja bussijaamas juba selgus, et ma bussi peale ei saa nii pea. Ja helistati uuesti, ma arvan, 2 kõne vahe oli võib-olla 10 minutit, et Paul on surnud.
2 kiirabibrigaadi käis, nad üritasid teda elustada. Lahkamistulemusel oli, et süda oli rebenenud, eks ta oli kohene surm. Kui mina jõudsin, siis oli juba see hetk, et olge kena, andke tema ID-kaart ja me tahaks ta ruttu ära viia, sest väljas on soe ja te teate, mis juhtub. Minu toimetulekumehhanism ongi olnud tegutsemine, et hästi tavapärane leinaja reaktsioon, eriti traumaatilise surma järgi ongi see, et peale Pauli surma iga tegevus pidi nagu omama rohkem mõtet kui varem. Me oleme omakeskis öelnud peres, et ühest nii kohutavast surmast ei tohi tulla uusi surmasi. Pere jäi kokku, sest et tihti on traagiline sündmus viib pere lahku ja suhted sassi. Lein on hästi individuaalne ja minu jaoks oli hästi lohutav kuulda, et ka pere sees võib olla ta hästi erinev ja meie puhul ta ongi hästi erinev olnud. Et mina ja mu abikaasa oleme toime tulnud erinevat moodi. Minu vanemad, mehe vanemad, nendel on oma toimetulekumeetodid, et siin ei ole sellist ühtset käekirja. Ja ka oma abikaasaga on vahel nii keeruline just selles valguses, et kuidas üks asi on nii erinevalt meile mõjunud. Kas te süüdistate teineteist või kas sa süüdistad ennast? Et seda ma oleks võinud teha nii teistmoodi, seda ikka on. Mina samamoodi, ma oleks pidanud olema see päev kohal, sest et mu laps ju suri. Ma ei teadnud seda. Või et sa oleks võinud minna teisest uksest. Me olime varem ka käinud. Miks sa panid selle ukse kinni? Me oleme korralikud inimesed, me paneme uksi kinni. Üks mõte on olnud see, et tuleb kuidagi hakkama saada. Et jällegi see, et minu pere lõhuti niigi. Aga ma valetaks, kui ma ütleks, et on kerge. Väga raske. Kas sul on ka sellist hirmu olnud, et ma murdun, et ma ei jaksa ennast hoida nii-öelda kargena ja ei jaksa sellega hakkama saada? Eks kõik ootasid või ootasid on vale asi, aga arvasid, et see murrab su nii maha, et sa ei suuda tõusta ja et sa oledki päevade kaupa nagu voodis ja nii edasi. Ja ma ootasin seda ise ka, et see peab tulema, sest sa loed raamatust, sa näed telekast, filmist, kinolinal, et see nii juhtub. Aga et miks seda minul ei juhtunud? Ma olin lausa kurb, et seda minuga ei juhtunud, sest mulle tundus, nagu mu Lein ei oleks siis õige, sest et ma nägin, et ümberringi inimesed ootasid seda, et Triin, murdu nüüd. Ja mulle väga meeldis mu psühhiaater, kes ütles, et Triin, sul on kõik need läbi käidud, lihtsalt sinu oma on natuke teistmoodi. Minul ütles mingiks ajaks tervis natukene ülesse, sest minu keha reageeris niimoodi. Ma olen oma nutnud, karjumised karjunud. Nii et ma ootasin ka, et mul tuleks see ühiskondlikult aktsepteeritud leinamine. Ja siis, kui ma üks hetk aru sain, et see, kuidas mina leinan, on minu moodus ja see on ka okei, siis mul oleks kergemaks. See uks ei oleks pidanud kukkuma, kas selle uksega oli midagi viltu? See on see koht, kus spetsialistid ikka veel uurivad. See on uurimise all, sa ei saa rääkida teatud asjadest, sest et seda uuritakse, see pole lõpetatud veel. See, mis on meediast läbi käinud, on teada, et seal puudusid need õiged kaitsevedrud, mis oleks selle õnnetuse ära hoidnud. Üks, millega on olnud väga keeruline leppida, on see, et leppida sellega, et oli lihtsalt õnnetus. Sest et mulle meeldib, kuidas meie advokaat on öelnud, et me ei ela sõja ajal või meid ei ole pidevalt terrorirünnakuid või nälga. Inimese kodu peaks olema turvaline koht ja ta ei peaks kartma, et ta saab surma seal. Mina ütlen, et ma kuulun kõige vastikumasse salajasse gruppi maailmas, mis üldse olemas on, kuhu mitte keegi ei taha saada. See liikmemaks on nagu... See pole hinda. Aga kui sa satud sinna,
siis sa vajad endasuguseid enda kõrvale. Võib-olla mitte 24/7 ja mitte võib-olla terve elu, aga sa vajad neid mingis faasis, et aru saada, et halbu asju juhtub kõigiga. Koolis on meil eesti keel, matemaatika, bioloogia, aga keegi ei õpeta sind, kuidas toime tulla sellega, kui mõne su lähedase või su endaga juhtub nii, et sa oled ise see leineja. Et Eestis on leineja on päris üksi. Ja hingesilladeni tõigi mind mu kursusõde, hea sõbranna, kes ka oli lapse kaotanud. Ja mulle meeldib see mõte, et aastas korra me mälestame ja väärtustame neid lapsi, kes on meie hulgast lahkunud, olenemata põhjusest. Ja vabatahtlikuna on võimalus siis anda teada oma lapse nimi, siis ta öeldakse välja ja sa saad panna talle küünle. Ja see aasta ma kindlasti ütlen ka Paul Morteni nime välja ja see on kuidagi see hetk, kus ma toon ta avalikuks. Et see hingesild on andnud mulle selle kosutuse, et kuigi Pauli enam ei ole, siis tema mälestus on aus, teda väärtustatakse ja ta tekitab selle tunde, et see nagu kõik tähendab midagi. Ma räägin oma lugu selle jaoks, et anda mõista, et nii kurb või kui traagiline ka see ei ole, siis elu läheb edasi. Mul on siiamaani meeles 2 päeva peale Pauli surma või 3 päeva. Me seisime Liivalaia ristmikul. Päike paistis, palav oli ja minu mõte oli, et täitsa lõpp. Kõik on täpselt samamoodi nagu nädal tagasi, ainult Pauli ei ole. Kuidas saab nii olla? Et see on päris uskumatu, kuidas elu lähebki edasi. Ja see on sinu valik, kas sa lähed edasi või sa jääd seisma. Ja sellise traagilise joolust läheme nüüd Aktuaalse Kaamera toimetusse.